Nii, et enne kui ma alustan, palun tõstke käsi need, kes on siin nagu AI vastased. On meil sellised? Üks on, et lihtsalt ma alati küsin, et aru saada, kust nagu tomatid hakkavad lendama või pudelid, et kogemus nüüd olemas. Nii, teate, ma alustan tavaliselt, mul on teile üks väike video, üks väike lugu, see on siis elu muutuv lugu. See juhtus minuga 2 aastat tagasi. Ma töötasin tol ajal Rail Baltica projektis insenerina. Minu ülem Raitis helistas mulle, ütles Dmitri, palju õnne, sina nüüd hakkad tegelema andmetega, automatiseerimisega. Mõtlesin, äge, äkki küsin palka juurde. Aga tuli välja, et mul oli vaja iga hommik 50, 60, mõnikord 70 korda erinevate nuppude peale vajutama. See oli nii masendav ülesanne, et ma mõtlesin, et viskan lussika nurka ja siis tuli välja GPT-3 mudel. Ma tegin print screen'i, saatsin chatile, kirjeldasin, mis see olukord oli. Chat pakkus mulle 3 variantid, 3 erinevat skriptid. Saatsin skriptid IT-osakonnale, IT-osakond ütles, kuule, vot see versioon number 2 on turvaline, okei. Võid seda kasutada. Ja põhimõtteliselt 2 aastat minu hommik oli selline. Ma ärkasin, ma vajutasin ühe nupu peale ja siis ma läksin kohvit jooma. Ma jõin kohvit, ma naudisin hommikut, kui see oli kevad või siis suvi, ma naudisin näiteks päikest rõdul ja samal aegsel see lahendus, mida ChatGPT mulle pakkus, tegi minu tööd minu asemel. Ja teate, mulle nii meeldis see olukord, reaalselt mulle nii meeldis vaadata, kuidas arvuti minu asemel teeb tööd, et põhimõtteliselt ma hakkasin sellest rohkem rääkima ja juba 2 aastat Rail Balticas ma enam ei tööta. Juba 2 aastat ma siis siin Eestis ja Euroopas käin ringi, konsulteerin, koolitan sel teemal ja kuna mul on inseneri taust, siis ma olen väga, kriitiline. Seega ma vaatan väga kriitiliselt sellele süsteemile ja võib-olla tänu sellele Endoveri omanik helistas mulle 4 kuud tagasi ja ütles, väga ilus jutt seal koolitusel oli, aga mis juhtus, kui me kutsume sind kampa ja siis ütleme sulle, et sa pead meie osakondades seda reaalselt juurutama. Ma mõtlesin väljakutse, üks asi on laval rääkida ja teine asi, kui sa pead ikkagi need asjad implementeerima. Ja tänu sellele ma olen siis siin. Ma räägin teile, juba 4 kuud ma seda implementeerin aktiivselt. Ma teen koostööd EBS-i koolitajatega, seega ma tean ka, mis toimub Eesti, turul selles valdkonnas. Ja ma räägin teile, mis oli eelmisel aastal, kuule eelmine aasta oli selline nagu hype'i aasta, ootused olid nii kõrged ja mulle tundub, et aasta lõpus paljud olid nagu pettunud. Ma ei tea, kas saate käsi tõsta, kes on nagu pettunud sellest, kuidas see AI-süsteem nagu töötab. Ja, üksikud on. Seega ma räägin, mis on muutunud, sest minu arust 2 kuud tagasi on toimunud sükene revolutsioon ja mis mõjutab ka ettevõtted. Ja mida võiks rahulikult ignoreerida, see on võib-olla natuke subjektiivne, aga mina näen, kuna ma töötan kinnisvara, ehituse, turunduse, loov, raamatupidamine, mis meil veel on, müügiosakond, et ma tean täpselt võib-olla, millised süsteemid on liiga keerulised ja nagu see ROI on, negatiivne. Endoveri lugu, muidugi ma ei saa kõikidest rääkida, muidu homme ei saa tagasi tööle tulla, aga ma ütlen teile printsiibidest, mida me oleme kasutanud Endoveris ja ma võin kohe öelda, et meil AI juurutamine läheb väga edukalt. Nii, ja mõned soovitused ma annan teile ja ma loodan, minu eesmärk täna, mul on jäänud 15 minutit, minu eesmärk, et see esinemine ei oleks ainult põnev, vaid oleks ka kasulik teie jaoks. Et mis siis alustame ja mis siis oli 2025, ma usun, et enamik teist on võtnud mingi baaskoolitus, saite aru, mis on loov tehisintellekt, et sellega saate produtseerida nagu tekstid, pildid, kõned, videod. Ma ei tea, kas siin on keegi, kes enam ei oska pikad meilid iseseisvalt kirjutada ilma chatita.
ja no üks on siin ja et üks päev oli chat maas, ma ei teadnud, ma helistasin kolleegidele, et äkki vastan sulle homme, kui chat on tagasi, et lihtsalt see oskus on natuke juba puudub. Ja videod ka, et need, kelle see teema huvitab, te võite vaadata Endoveri Volta Sky reklaamvideo, see oli 100% AI-ga tehtud, väga kvaliteetne ja ilus video. Ja, aga ühesõnaga 2025 ettevõtted on võtnud põhimõtteliselt baaskoolitused oli läbitud ja siis oli mõte, milline chatbot. See oli selline chatboti ajastu, et millise chatbotiga me siis edasi läheme. Mõned on valinud näiteks ChatGPT, oli väga populaarne tool ajal. Suured ettevõtted, näiteks Rail Baltica on valinud Copilotid ja siis igaüks hakkasid seal katsetama, mis sellest saab. Ma usun, et enamik teist on proovinud tekstipõhised ülesanded ja meilid, raportid, kokkuvõtted, aga usun, et mõned võtnud ka teise sammu, proovite midagi failidega luua, PDF-id panna, koosoleku transkribeerimised ja ma usun, et te Teamsi koosoleku transkribeerimised olete kunagi visanud chati, et kokkuvõtted küsida, väga selline hea meetod. Aga ikkagi, mis juhtus, kui aasta 2025 detsember, et inimesed enam-vähem said aru, et need tööriistad nagu valetavad. Üks suure ettevõtja juht ütles mulle, Dmitri, sa näitasid mulle selle ChatGPT, ma proovisin, siis ta valetas, siis ma ütlesin talle, et sa valetad, siis ta ütles vabandust ja tõesti valetasin, no kuidas ma siis hakkan seda tööriista kasutama, see on mõttetu. Ja mis juhtus mulle, ja need dialoogid, need on juba mul kõrini, et iga kord, kui ma kellegi ütlen, et ma tegelen selle AI-ga, siis ma juba tean, 2 minuti pärast tuleb, kuule, ma rääkisin chatiga ja siis ta ütles mulle ja siis ma vastasin, et see on vale ja siis ta ütles, jaa, tõesti, et palun, kui tahate minuga rääkida, et kas saame vältida seda dialoogi kohe ära. Aga ühesõnaga, kõige tähtsam, et aasta 2025 kuidagi tuli selline jagamine. Mõned inimesed tundsid, et need on nagu pettunud, see on suur mull. Ma tean 2 ettevõtted, kus on keelemudeli kasutamine keelatud. Aga mulle tundub, et on ka need, ütleme, ma ei tea, entusiastid või need inimesed, kes lihtsalt hakkasid mõtlema, mis see keelemudel on. Keelemudel, need ChatGPT mudelid, need on siis stohastilised mudelid, statistilised mudelid, mis lihtsalt kombineerivad sõnad ja kasutades statistikat, kasutades algebrat. Ja nii inimesed lihtsalt hakkasid vaatama oma ettevõtte tööprotsessid, et kus me saame sellised statistilised mudelid kasutada ja kus me ei saa kasutada. Et insenerid näiteks, kui nad mingid kandevõimet kalkuleerivad, loodetavasti ei kasuta ChatGPT, aga kui on vaja produtseerida mingid turundusmaterjalid, siis muidugi see on väga hea tööriist. Inimesed hakkasid rohkem aru saama, kuidas õigesti promptida, et saada kätte head tulemused. Mul on üks sõber, kes õppis promptima ja siis oli jõulupidu, siis ta ütles, ta oli väga populaarne mees, et kõik naised tulid tema juurde ja ütlesid, kuule, sa oskad vist promptida, kuidas seda ülesandet ära lahendada. Siis ta võttis telefoni, promptis väga ilusti ja siis tuli väga hea nagu tulemus ja kõik naised nagu, vau, sa promptid nii hästi. Et selles mõttes promptimise oskus on nüüd selge inimeste jaoks. Aga see revolutsioon minu arust, mis toimus 2 kuud tagasi, kui meil tuli välja Claude. Ja? Et need, kes ettevõttest on juba üle läinud Claude'i peale, te teate, millest ma räägin. Ma ei tea, kuidas teised esinejad siin on teinud oma esitlused. Mina muidugi tegin oma esitluse koos Claude'iga ja Claude on nüüd PowerPointis, Excelis, Wordis olemas. Suurepärane tööriist, näeb kohe konteksti, saab sulle pakkuda slaidid, saab sulle pakkuda tekstiga mingid mõtted. Ma teen need esinejad, kellel oli vaja produtseerida sünkroontõlgijale materjalid. Mul see võttis paar minutit, kuna Claude nägi kõik, mis mul PowerPointis oli. Aga see ei ole kõige ägedam, muidugi kõige drastilisem muutus toimus, kui ma näitasin, kuidas Claude töötab Excelis. Ja siin, ma ei tea, Jane, meie raamatupidaja on seal ja mulle tundub, et Jane oli natuke skeptiline või tagasihoidlik selle AI-süsteemide vastu. Aga eile Jane tuli ja ütles, kuule, ma proovisin selle Claude Excelist täitsa hästi. Et põhimõtteliselt, mis me saame, kui meil on hea prompt, kui meil on Excel, Claude näeb hästi, mis teie Excelis on.
te võite talle öelda, sina oled mingi finantsanalüütik, suure kogemusega. Mis on kõige ägedam, et Claude teeb teile Excelis ja seal on kõik, referentsid on säilitud, seal on valemid olemas, referentsid on olemas, mis tähendab, te võite produtseerida ükskord seda ja siis kasutada seda tulevikus. Ja see oli minu arust selline drastiline muutus ja me näeme, et nüüd 2026, 2 kuud tagasi tuli see Claude ja meil praegu Endeavoris see üleminek toimub ja inimesed rohkem ja rohkem kasutavad. Veel üks asi, et kohe ütlen, et Claude Wordis esimest korda ma sain juristide käest, juristide poolt tagasiside positiivne, et otsib vastuolud, otsib grammatilised vead, et väga hea. Ja muidugi veel üks asi, et nüüd Claude töötab meie lokaalfailidega. Et me saame nüüd ühendada meie Claude, meie lokaalkaustadega ja siis me saame produtseerida erinevaid, ütleme, dashboardid väga kiiresti. Siin on üks näide. Meil oli kuulutuste materjali andmestik ja me tegime koos Claude'iga selline väike tööriist, kus me lihtsalt valime seda andmestikku, avame seda selle tööriistaga ja 1 minutiga me saame kõik meie vajalikud andmed visualiseerida. Ja meil praegu toimub koostöö ühe arendajaga ja usuge mind, iga nupp võtab, ma ei tea, nädalaid selleks, et lisada, kui me tahame midagi veel sellest dashboardis nagu eemaldada või optimeerima, see koostöö ikkagi võtab aega. Siin ühe promptiga me saame kätte need tulemused, mida me täpselt ootame. Ja meil praegu Endeavoris on selline väga põnev aeg, kus inimesed saavad iseseisvalt produtseerida erinevaid tööriistad, aga sellest ma veel räägin. Mida rahulik ignoreerida? Igaks juhuks kontekstina, see slaid oli siis Claude'iga tehtud. Ja ei ole ideaalne, aga see oli lihtsalt mul üks prompt ja slaid oli valmis. Ma lihtsalt kirjutasin, nagu mis seal peab olema. Nii, mida võiks ignoreerida minu arust? Kui teie ettevõte ainult alustab selle teemaga, võib-olla need lokaalsed mudelid, oma mudeli treenimine on liiga keeruline ja liiga kallis protsess. Täismahuline automatiseerimine, sellest ka päris palju räägitakse, N8N, sellised platvormid, minu arust ka on natuke võib-olla keeruline, kui ta lihtsalt alustate selle teemaga. Ja prompt engineering, siis promptimine. Kui ütleme 1,5 aastat tagasi ma ütleks, et oleks vaja õppida, kuidas promptida, praegu ma annan teile lihtsalt know-how, kuidas head promptid kätte saada. Kirjutage chatile või siis Claude'is, minu ees on ülesanne X, tulemus peab olema Y, esita mulle 20 küsimust selleks, et täpsustada, mida minu peas asub. Sellest kontekstis loo mulle hea prompti ja siis te saate seda prompti edasi kasutada. Sellised väga lihtsad asjad, seega promptida võib-olla ei ole vaja eraldi õppida. Ja, aga mulle tundub, et aasta 2026 igaüks nüüd oskab enam-vähem promptida. Mul oli lihtsalt üks väike lugu, et mul oli isiklikus elus niimoodi, et minu abikaasa kasutab muidugi ChatGPT, kirjuta mulle, miks minu abikaasa pedagoogilised meetodid on ebaõiged. Ja siis tulevad need argumentid, annakse mulle telefon, võtan telefoni, vaatan, kuna mina olen AI koolitaja, siis ma lihtsalt promptin, et sina oled mingi psühholoog, kes mõtleb teistmoodi, siis tulevad absoluutselt teised argumentid, annan tagasi ja kui aasta tagasi siis oli lihtsalt konflikt ja kõik, nüüd nagu abikaasa ka oskab promptida, siis ta promptib edasi ja meil tulevad sellised promptimise sõda korteris toimub 30 minutit, kuni tokenid on otsas. Nii, aga mul on jäänud natuke aega, siis ma tahan teile rääkida, mis Endeavorist nagu toimus. Kuna ma olen Endeavoris iseseisvalt teinud baaskoolituse, siis ma teadsin, et inimesed on, saavad aru, et need on stohastilised süsteemid, kus riskid on. Aga tuli välja ja ma väga tihti kuulen igal poolt, et kui sa lihtsalt teed baaskoolitus, siis sul ei ole ettevõttes keegi, kes nagu iganädalaselt aitab. Kui ei ole seda kultuuri, siis need tööriistad lihtsalt seisavad seal kuskil, sa maksad selle eest ja nagu keegi eriti ei kasuta. Sellepärast näiteks Endeavoris meil on selline traditsioon juba, et iganädalaselt
neljapäeviti meil on AI, kohv AI-ga, 20 minutit, inimesed joovad kohvid ja igaüks jagab, kuidas ta on näiteks nädala jooksul on midagi proovinud. Täna hommikul meil oli kohv AI-ga. Rääkisime sellest, et Claude'is on nüüd dispatcher olemas, mis tähendab, et mul on näiteks, minu arvuti on praegu laua peal kontoris ja ma saan Claude'i läbi telefoni öelda, mida ta peab tegema. Claude läheb praegu kontoris kausta, selles kaustas on mingid andmed ja ta saab nendest andmetest näiteks raporti produtseerida või mingit ülevaadet teha. Vot sellised huvitavad asjad me iganädalaselt jagame, see on väga hea sükene printsiip ja muidugi me vaatame ka kvantitatiivselt, kuidas inimeste areng nagu selles valdkonnas toimub. Et me näeme, et 3 kuu jooksul, et inimesed hakkasid rohkem kasutama, me jälgime, kus täpselt inimesed kasutavad ja võib-olla kõige olulisem siin moment on turvalisus, et teate, seda psühholoogia, seda nimetatakse automation bias, et kui sa chatiga väga palju räägid, siis võib-olla sa tead, et sa pead kontrollima, võib-olla sa tead, et sa pead kriitiliselt mõtlema, aga ikkagi, kui ta on juba sulle 20 korda õigesti vastanud, siis sa mõtled, seekord ei hakka kontrollima, lihtsalt nagu saadan edasi. Mul on üks endine sõber, kellele ma näitasin ChatGPT ja siis kes tegi niimoodi, saatis juhatajale mingi raporti, kus olid nagu kõik numbrid valed. No sellepärast ta on minu endine sõber ja enam ei helista. Ma mainisin, et Claude'ile üleminek oli, ütleme, väga drastiline muutus meie ettevõttes, sellepärast, et meil on isegi platsimehed, tundub platsimehed eriti nagu ei kasuta, aga meil tuli välja, et meil on platsimehed, on kõva vibe-coderid, nad on juba vibe-codivad endale erinevad sellised tööriistad, kuidas vaadata nagu, kuidas jälgida ja vaadata nagu mingid protsessid, kuidas arvutada kiiresti, et see oli nagu selline üllatus. Sest me teeme ka kohv AI-ga, me teeme erinevad kahutid, lihtsalt, et inspireerida inimesed, et nagu igaüks saab alati katsetada ja proovida. Nii, ja mõned soovitused, need on mõned subjektiivsed, see, mida mina näen Endoveris, aga lisaks, kuna mina päris palju koolitan ja konsulteerin ettevõtted, leidke ettevõttes oma AI champion ja või keegi, kes nagu peab selle eest vastutama, sest tavaliselt, kui igaüks vastutab, ei vastuta keegi. Ja? See AI champion peab olema ikkagi natuke kriitiline, selles mõttes, et kui ta on liiga entusiastlik ja nagu lihtsalt topib teile iga uus mingi tarkvara, need mingid lahendused ja tarkvarad tulevad välja nagu iga nädalaselt, et ikkagi peab olema selline inimene, kes nagu kriitiliselt vaatab sellele. Saage selgeks põhimõisted, et juhid, ma saan aru, et võib-olla juhtidele ei ole vaja teada, kuidas seadistada mingi dispatcheri või mis iganes, aga ma usun, et see keel, mida äri kohe hakkab rääkima, selles keeles on kohe ilmuvad sellised sõnad nagu MCP, tokenid, keelemudelid ja visuaalmudelid, ma ei tea, Opus 4.5, et ma arvan, et juht peab ka lihtsalt aru saama, mida see tähendab. No näiteks üks näide, et tokenid, et meil on Endoveris ei ole enam küsimus, kas me kasutame või me ei kasuta. Meil on küsimus, kes saab tokenid ja mina olen kõige populaarsem, mitte populaarsem, vaid selline mõjukam mees, sest mina olen tokeni omanik ja tokenite omanik. Et väga tihti juhid helistavad või kirjutavad hommikul, mul on tokenid otsas, pane mulle veel tokenid. Ja? Et seega lihtsalt seda on vaja aru saada, mis see on. Et asjad on muutuvad. Nii, ja kaardistage protsessid. Väga oluline, et mis on veel üks sükene kiusatus, suur probleem, meil olid nii suured ootused 2025, et siiamaani mõnikord mõtleme, et AI saab seda ära lahendada või saab seda ära lahendada või seda, aga reaalsus on selline, et väga tihti, meie Endoveris, ma ütleks, et 80% te võite lahendada klassikalise andmeanalüüsiga. Aga kui te ei oska andmeanalüüsi, siis keelemudel oskab teil sellega aidata. Selline nagu idee. Et idee on selline, et me väga tihti saame kasutada statistilised süsteemid, et produtseerida loogilised süsteemid ja siis saada väga head väärtuslikud, deterministlikud vastused. Nii, ja muidugi panustage sisse koolituse, ettevõtte kultuuri ja et veel kord ma panen tähele, ma tean need ettevõtted, kes on pannud väga palju raha, ostnud Copilotid, sellest Copilotist inimesed kasu ei näe,
keegi ei jaga use case'id ja lihtsalt nagu iga kuu arve tuleb, makstakse, no võib-olla võite kuskil laval öelda, et me oleme AI-driven ettevõte, aga ikkagi nagu reaalsus on ikkagi väga-väga kurb, kui keegi sellega ei tegele. Nii, ma juba lõpetan ja mu viimane mõte on siis selline. Ma arvan, et me võime muidugi otsustada, kes me, võib-olla metafooriliselt see tehnoloogia on nagu rong, ja ta läheb edasi ja põhimõtteliselt me saame otsustada, kes me läheme koos selle rongiga või siis me lihtsalt oleme siin ja vaatame, kuidas meie konkurendid lähevad edasi selle rongiga. Mulle tundub, et hetkeseis on selline. Aga mulle tundub ka, et jah, ootused olid väga kõrged, aga 2026 on aeg, kus me peame lihtsalt aru saama, et see on tööriist, limiteeritud tööriist, aga see tööriist, mis annab meile võimaluse tõesti produtseerida erinevad andmepõhised nagu otsused, näiteks meie jaoks me saame andmepõhiselt otsustada ja meie kvaliteedi tõsta ja siis inimestele pakkuda paremad kinnisvarad, lihtsalt, et me kasutame tööriistad õigesti, mõistlikud ja kriitiliselt. See oli minu mõte, suur aitäh teile ja küsimused. Aitäh, Dmitri. Ma veel kutsun teid üles saatma Dmitrile küsimusi läbi workshopi, sest ma hetkel näen, et on siia tulnud täpselt üks küsimus, hästi lühike. Kas Claude on tasuline? See on väga oluline. Kui te olete siiamaani ainult tasuta versioonid kasutanud, siis te olete kuskil 1,5 aastat taga, et need tasuta versiooni mudeleid, mina isegi ütlen niimoodi, ärge kasutage tasuta versioonid. Kui te tahate kasutada, siis ikkagi on vaja kasutada kõige paremad mudelid, mis praegu on. Et ega Claude on tasuline, see maksab umbes samamoodi kui ChatGPT ja paljud ettevõtted on alustanud ChatGPT-ga ja nüüd toimub see üleminek ja näiteks meil Endoveris on praegu jagatud, näiteks võib-olla te teate, ChatGPT paremini toimub eesti keelega ja näiteks turundus ja müük jäänud ChatGPT-ga, aga kõik teised on üle läinud Cloudi peale ja siis niimoodi nagu me manageerime need litsentsid. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, et slaidides on minu kontaktid ka jagatud, et kui teil on küsimused või kriitika, ja see ei tule väga tihti, aga ikkagi nii kui kriitika tahate ja lihtsalt kirjutada. Võite ise kirjutada, võite mingi AI-botiga kirjutada ja et olen valmis alati aidata. Ma teistele esinejatele saatsin või vähemalt ütlesin ette, mida ma nende käest küsin. Sinule ma mõtlesin, et ma ei saada ühtegi nagu infot ette, et sa niikuinii piskad selle chati ja ise sa ei mõtle. Et ma pigem nagu lasen sul nagu siin koha peal nagu ilma masina, oma mõtetega nagu edasi anda. Mis ei juhtu väga tihti viimasel ajal aru saada. Aga kui nüüd niimoodi veidi filosofeerida, et kas AI on midagi sellist, mis võtab inimestelt töö ära või see muudab selle kuidagi teistsuguseks? Või aega liiga lühike, et otsustada veel, et kuidas see läheb või? Mulle isiklikult väga meeldib filosoofia ja mina arvan, et me peame vaatama seda filosoofiliselt. Ma arvan, et see olukord, kus me elame, on selline nagu transhumanistlik selles mõttes, et ettevõtted mõtlevad, kuidas inimesed ja arvutid saavad nagu koos rohkem teha, eks ole. Aga mingil määral see on eksklik selles mõttes, et ikkagi see masina osa hakkab domineerima ja me näeme, et rohkem ja rohkem nagu see masina osa domineerib. Ja veel üks võib-olla kommentaar siin, et 2 nädalat tagasi tuli see uuring, see oli majanduslik uuring, kus empiiriliselt näidati valemitega, et kui me automatiseerime niimoodi, et inimesed ei saa enam nagu, et arvutid võtavad või masinad võtavad töö ära, siis kes hakkab need tooted sul ostma, kui inimestel ei ole palgad. Seega see on tõesti väljakutse meie inimeste jaoks, aga ütleme niimoodi, siin ma olen ainult utilitaarsest asjadest räägin rohkem ja filosoofiast veel kord hea meelega räägin teiega, et pärast võib-olla. No meil siin saalis olid hästi innovatiivsed inimesed, ühtegi sellist inimest ei ole, kes ei oleks chati või AID üldse kasutanud, aga juhul kui need on ju, et siis mis oleks need esimesed 2 sellist näpunäidet, et millega nad üldse võiksid nagu algust teha, et nagu sellesse maailma üldse sukelduda? Super. Kõigepealt maksa ChatGPT või Claude'i eest,
ole kindel, et sul on kõige parem mudel olemas, kõige parem tööriist. See ei maksa nii palju, eks ole, 25 eurot võid maksta ja siis katsetada kuu aeg. Ja esimene, kirjuta chati, mis sinu küsimus on või siis ülesanne on ja palu, et esita mulle 20 küsimust, üks küsimus korraga selleks, et aru saada, mida ma pean siis edasi tegema või siis kuidas ma saan tulemuseni jõuda, mis see tulemus peab olema. See on kõige lihtsam ja kõige, ütleme, lolkindlam variant, kuidas alustada nende chatidega. Aga siin me oleme nüüd täna nagu juhtide laval, et kui juhid peaksid nüüd AI-ga oma ettevõttes alustama, siis mis on nagu see asi, millega nad mis võib valesti minna või mida peaks nagu kohe vältima kohe või? No kõigepealt, et ei ole see kultuur ei toeta, tasuta ja see on suur probleem ja see on ikkagi kulu, et ütleme 25 eurot maksab üks litsents, kui sul on suur ettevõte, muidugi see on suur kulu, see käib selle pärast, nagu sa pead arvutama, kus see nagu ROI positiivne on. Seega võib-olla oleks mõistlik protsessidest üldse alustada, kui ettevõttes on protsessid kaardistatud, siis sa näed kohe protsessidest, turundus teeb mulle LinkedIni postitused käsitsi. See on see koht, kus tõesti nagu keelemudel saab paremini kui inimene. Siin on mingid Exceli aruanded, Cloud Exceli saab väga hästi siin. Et võiks võib-olla kutsuda mingi konsultandi, ja kes saab sellega aidata. See on väga mõistlik, ma arvan, juhtide jaoks. See ei ole reklaam muidugi. Aga ühesõnaga väga protsessidest, vaatame, millised protsessid on, otsustame. Siin statistilised mudelid meie aitavad, siin ainult deterministlikud mudelid, et talakandevõimet ma sellega arvutama vist loodetavasti. Ma loodan, et keegi ei hakka seda kandevõidmet arvutama. Vot niimoodi. No mulle tundub, et AI eksperdid saavad päris hästi palka, et kõige ilusama lipsuga, kõige ilusama ülikonnaga täna. Väga kuum teema, võiks kõrgem olla muidugi. Aga eile ma nägin, et LHV Pank otsib praegu seega, kui siin on keegi, ma arvan, et oleks võimalik kandideerida. Kui teie CV on parem kui minu, teen nälja ja mina ei saanud, ma olen enda õriga. Nii, aga see on väga kuum teema ja me näeme, et rohkem ja rohkem ettevõtted. Ma tean juba 3 või 4 ettevõtted, kellel on see AI, ütleme head of AI või midagi sellist on, näiteks Postimehe grupp, projekteerijad, et seega nagu tõesti on see selline väga oluline amet mingil määral. Lihtsalt ütlen, et asjad arenevad nii eksponentsiaalselt. Et me ei jõua järgi pidada. Kui sul on vaja nagu raamatupidimisega tegeleda, sa lihtsalt ei jõua jälgida, mis seal maailmas toimub. Mu tegelikult küsimus oleks järgmine olnud selline, et kas AI ekspert on keegi, kes on IT-juhi juures või kõrval või tema moodi mees või on ta protsessijuht või on ta hoopis keegi kolmas? Väga raske siin vastata. Mulle tundub, et väga hea, kui on mingi IT-taust olemas, et inimene ikkagi saab aru, et mis on statistika või mis on deterministlikud süsteemid. Aga teisel pool ma olen näinud ka sellised näided, kui inimene, kes ei saa aru ärist, ei saa eriti palju anda head nõu, ütleme midagi pakkuda juhile, mingid head süksed ettepanekud. Kuna ta ei oska sulle öelda, kuidas see äri funktsioneerub, siis et need maailmad, siin peab olema mingi balanss. Vahepeal on tulnud üks hea küsimus ka. Kas sa chatilt oled küsinud, millal Rail Baltic valmis saab? Oi jaa, ma mõtlesin, kas tulevad need Rail Baltica küsimused või ei tule. No, ma enam ei tööta Rail Balticus. Kui te tahate chatiga rääkida Rail Balticus, seal on selline assistent, mille nimi on Monday. Ta on väga skeptiline, kriitiline ja nihilistlik. Et kui tuju on halb, siis räägige selle nihilistliku chatiga Rail Balticast, et sellised vastused tulevad, et tuju läheb paremaks. See on kõik, mis ma saan praegu vastata, et võib-olla mina ise olen muidugi rääkinud, võib-olla sellepärast ma seal enam ei tööta, kes teab ja mida see chat vastas. Aga põhimõtteliselt jah. Okei, aga nüüd siis viimane küsimus, siis laseme sul minema. Võib-olla siis isiklikummat laadi, et kumma soovitusi sa siis kodus nüüd lõpuks kuulad, oma abikaasa või Cloudi?
ma ei tea, kus see piir nüüd jookseb selles mõttes, et ta nii palju aega selle Claude'iga seal istub. Ma praegu hakkan mõtlema, kas ma elan siis Claude'iga või abikaasaga. Aga ikkagi, see on väga hea küsimus selles mõttes, et mul on ka lapsed, see on ka väga oluline teema ja mina ei luba, nemad muidugi kasutavad, aga üldiselt me kavatseme kodus ikkagi, et see inimese osa oleks suurem kui masina osa. Igal juhul... Soovin teile ka sellist nagu elu. Igal juhul suured tänud, Dmitri. Ma usun, et see oli teistele ka samamoodi silmi avav. Nii nagu mina sind esimest korda nägin, siis ma nii-öelda argusin sinusse sellesse juttu, mida sa rääkisid, sest see on tõesti. Aga kas nüüd järgmine koolitus on siis Dmitri 2.0 või 3.0 või mitmendad koolitused praegu pakud? No vaatame, kui palju sinna tokenit võiks raha mulle tulla, siis et update'i teha ja siis äkki 2.0. Okei. Igal juhul, aitäh. Dmitri on ära teeninud aplausi. Aitäh.